Tere! Ma väga tänan sind, et sa hetkeks peatusid ja sellele videole silma peale panid ja kuulad seda. Ma räägin sulle täna stressist ja mida me võiksime tähele panna oma igapäevaelus ja miks me haigeks jääme. Minu nimi on Pille Trolla ja ma aitan inimesi elukvaliteeti tõsta läbi Pilatese treeningute ja olen Pille Pilatese looja. Ja kindlasti sa tead, et stressi on kahte tüüpi ja kindlasti sa oled ka ise tundnud natukene stressiilminguid. Aga mida ma täna mõtlen stressi all on see, et see on kehale just nagu selline lisakoormus või siis selline koormus, mis on tuntav läbi selle, et me võib-olla väsime rohkem ja me tunneme, et meilt nõuab see tegevus, mida me siis teeme, natuke rohkem energiat. Ja lühiajaline stress on siis see, kui me võtamegi ette midagi väga põnevat, meil on sees selline väga elevil tunne, meil on võib-olla mingi väga äge projekt käimas ja siis me saame sellest lühiajalisest stressist tegelikult energiat juurde ja me oleme väga innustunud ja meil läheb see tegevus, mille me siis ette oleme võtnud, väga toredasti. Ja edasi minnes, kui see koormus kehale, koormus organismile on natukene pikemaajalisem või siis väga-väga pikk, siis see hakkab meie organismi laastama. Ja rohkem ma tahangi tähelepanu pöörata täna sellele, mida see siis kehaga teeb ja miks me peaksime tähele panema oma keha märguandeid. Ja näiteks mina ka praegu olen veidikene nohune ja ma saan sellest väga-väga hästi aru, miks minu keha võttis selle nohu külge. See on just selle tõttu, et ma juba paar nädalat olen tundnud, et mu energiatase ei ole nii hea enam. Ma olen tundnud, et ma tegelikult vajan rohkem puhkust. Ma olen täiesti seda tähele pannud, aga ma ei ole sellele reageerinud väga teadlikult, sest ma olen arvanud, et mul varsti tuleb puhkus ja ma siis puhkan. Kuigi ma saan aru, et mu keha vajab juba praegu seda väiksemat koormust, mis ma siis olen ise endale peale võtnud. Ja mitte ainult keha, vaid kogu närvisüsteem, ka vaimne pool. Ma olen seda teadlikult eiranud ja teades ka seda, et ühel hetkel võib see mulle tagasilööke tuua just nimelt tervise kehvemaks minemise näol. Ja nüüd on see nohutulek andnudki mulle märku, et Pille, enam ei ole võimalik oodata ja tuleb kohe need korrektuurid ära teha. Nii see toimubki, et kui me oleme pidevalt ja pikema aja vältel suuremas koormuses, kui meie keha praegusel hetkel selleks vastuvõtlik on, siis mis toimub siis füsioloogiliselt? Veri ja kogu tähelepanu saadetakse lihastesse, ehk me oleme selles võitle-põgenes tsoonis pidevalt. Kunagi ammu päädis see siis sellega, et me püüdsime kinni mammuti või siis põgenesime just nimelt mingi metslooma eest ja see võitle-põgene tsoonis olemine tagas siis selle, et meie lihased on tugevad ja me oleme kiired, et me saaksime ära põgeneda selle ohu eest ja siis lõppes see nii-öelda see stress ära, sest me põgenesime, loodetavasti pääsesime ja me suutsime maha rahuneda. Aga kui nüüd meil on see pikaajaline stressiperiood, siis ongi ülekoormatud just nimelt see võitle-põgene süsteemi osa ja meie seedimine läheb kehvemaks, sest et siseorganitest ja ajust ka mõtlemisvõime võib-olla läheb natukene väiksemaks, on viidud see veri ja tähelepanu rohkem meie lihastesse.
Ja võid seda ka tähele panna seda olukorda siis, kui sul on näiteks mingi konfliktisituatsioon ja sa oled läinud samamoodi sellesse võitle-põgenestsooni, siis see mõtlemisvõime kaob nii-öelda ära ja reageerima hakkab alateadvus ja võivad tulla sellised reaktsioonid, mida tegelikult me ei taha ja me pärast mõtleme, et miks me küll niimoodi reageerisime. Ehk siis seal on needsamad süsteemid toimimas. Ja nüüd ma soovingi sulle öelda, et palun pane tähele, kui su kehal ja kui su nii-öelda mitte ainult kehal, vaid just nimelt sinu seest tuleb see tunne, et ma olen väsinud, ma peaksin puhkama, siis tegelikult tuleb võtta rohkem seda puhkuseaega just sellepärast, et ei tuleks seda haigust peale, sest et immuunsussüsteem nõrgeneb oluliselt pikaaegse stressiga, pikaajalise liigse koormusega. See ei pruugi olla ka liigne koormus, vaid lihtsalt see, et me ei ole võtnud puhkuseks, taastumiseks piisavalt iseenda jaoks aega. Kõik inimesed vajavad erineval kogusel seda taastumisaega ja me ei saa kunagi öelda, et näed, et aga mina ju kellegi teisele me ei saa öelda, et aga mis mõttes, et sa pead magama nagu 8 või 9 tundi, et minule piisab ainult 5 tunnist ja ma olen täiesti okei. Et siin ongi see vahe, et inimeste energia taastamise viis on erinev ja me peame väga lähtuma iseenda vajadustest. Ja kui sul nüüd ikkagi kestab see stressiperiood, sa tead, et sa ei saa midagi teha, sa pead vastu pidama mingi aeg, siis kindlasti ma soovitan, vaata üle oma toidulaud. Me sellel ajal kipume ära unustama oma vajadused selles mõttes, et me kiirustades sööme, haarame kiired süsivesi, kindlasti kehvema kvaliteediga toidu järele, aga just siis on meil vaja seda keha poputamist toitainetega, mis meile jõudu juurde annavad ja immuunsust tugevdavad. Lisaks meil jääb ju unetunde siis vähemaks, võib-olla selle tõttu, et meil ongi nagu kiire periood ja me peame kõik jõudma mingi aja jooksul ära teha ja neid unetunde jääb sel põhjusel vähemaks. Või siis, kui sa oled juba üle väsinud, siis uni ei taha tulla või läheb liiga vara ära ja see une kvaliteet läheb alla. Siis tuleb ka teadlikult oma päeva sisse lülitada meditatsioonid, lõõgastusaudiood, mis aitavad sul närvisüsteemil lõõgastuda. Kindlasti sellel perioodil vaata, et su päeva mahuks natukene liigutamist, oma keha venitusi, painutusi ei pea olema selline kurnav treening, vaid ikkagi nii, et su keha saaks toitaineid läbi liikumise teel, et on kõõlused ja on just need süsteemid ka meie kehas, milles endas ei ole praktiliselt üldse verevarustust ja toitainete nendeni jõudmine toimub ümbritsevate kudede kaudu ja ainult sel viisil, et nendes toimub liikumine, et me peame oma keha liigutama. Ja kindlasti vaata üle oma vee tarbimine. Tahan sulle tuua ka sellise iseenda näitel, mis juhtub siis, kui me eirame oma keha märguandeid, iseenda sisemise hääle märguandeid väga-väga pikka aega. Kui me tõesti paneme tähele, et me enam ei jaksa, kuid ikkagi lähme edasi, me ei võta puhkepäevi, me ei teadvusta üldse iseendale oma kuidas siis öelda, selliseid ikkagi märguandeid. Meie keha räägib meiega, eks. Ja oli ka minul see periood, kus ma üldse ei suhtunud teadlikult oma ellu, ma ei võtnud vastutust oma elu eest, ma lasin kuidagi niimoodi endal elada, et ma olin juhindunud kuidagi välismaailmast, et tahtis keegi, et ma läheks sinna, ma läksin, tahtis mingi muu olukord, et ma oleksin seal, ma läksin, ma üldse ei mõelnud sellele, et kas ma seda suudan, kas ma seda tahan. Ma panin iseendale väga palju koormust peale, ei küsinud abi ja nii see kulmineerus siis sellega, et ühel ilusal sügisesel päeval tundsin ma, et ma enam ei jaksa ja ma ei osanud mitte kuskilt tegelikult seda abi küsida, mõtlesin ma veel, et missugused tunnid ma ära jään, kellele ma ei ütlen ja ma ei suutnud seda otsust teha. Ma väga-väga jõuliselt tundsin seda,
et minu energiatase oli nii minimaalne, et nutt tahtis igal hetkel tulla ja tundsin, et ma lihtsalt enam ei jaksa. Ja see päädis sellega, et mul tekkis pimesoolepõletik ja mul võeti kõik koormus maha just sellega, et keha tuli mulle appi ja ega siis keha ei ole rumal, keha on sageli targem kui me ise ja ta jääbki haigeks. Võid mõelda ka laste peale, millal jäävad lapsed haigeks. Kui meil ei ole nende jaoks aega, kui nad on ise võib-olla just nimelt vajaduses ema ja isa lähedaste tähelepanu järgi ja nad vajavad sellist poputamist ja nendega rääkimist, nendega tegelemist, et nende närvisüsteem saaks rahustust ja kui nad ei ole seda saanud, siis tavaliselt lapsed jäävad haigeks, sest siis nad teavad, et nad saavad sellel ajal seda poputamist palju rohkem või siis suuremad lapsed, kui neil on väga stressirikas periood, näiteks eksamid, siis nad jäävad ka sellel ajal haigeks või siis vahetult peale seda, kui tekib see puhkuseaeg, siis nende närvisüsteem, nende keha on nii ülekoormatud selle pinge all, et siis jääb keha haigeks, sest et ta tahab puhata. Kehal on vaja taastumisaega ja kindlasti ma kutsun sind üles märkama iseenda sisehäält. Kui sa ikkagi tunned, et sa oled väsinud, siis ole enda ja vastu aus ja sa saad alati öelda oma töökaaslastele, oma klientidele, et nüüd on see aeg, kus ma pean võtma paar päeva pausi, et see ei kulmineeruks sellega, et sa pead hiljem võtma 3 nädalat või isegi 3 kuud pausi. Nii et pane tähele, kuidas sa ennast täna tunned. Kui sa päriselt tunned seda, et sa vajad täna pausi, sa vajad juba puhkust, siis võta see endale, et su tervis ei läheks kehvemaks ja kindlasti märka neid märguandeid, mis su keha annab, kuula oma häält, ta annab sulle kõik märguanded, kui sa peaksid ütlema jah, kui sa peaksid ütlema ei, mida tegema, mida sööma, kui sa vaid kuulad. Nii et pane iseennast tähele ja austa oma keha, sest et tema austab sind ja kuulab kõik, mida sa talle ütled. Niisiis hästi toredat päeva sulle ja puhka, kui seda on vaja ja tegutse, kui on energiat. Aitäh sulle, et sa selle lõpuni kuulasid.